Oleme siin Eesti Erametsaliidu stendi juures maamessil ja küsime siis konsulentide käest, et kuidas huvi on olnud nii metsaomanike kui ka muidu messikülastajate poolt. Minul on tulnud toimunud küsimused maksustamise alalt, sest nüüd muutus metsa tulu maksustamise seadus, sealt on väga palju küsimusi ja meil on täna siin ka võimalik sellist väikest brosüüri saada. Ja teine on ikka, kust saada taimi. Kaks põhilist küsimust vasta kevadel. Ja, ega minul on samad moodi, et kuna nüüd on inimesed ikka loodavad, et tuleb kevad lõpuks, et saab ka metsa istutama hakata, siis mõni hiljaks jäänud inimene loodab saada taimi veel ja mul on õnnestunud neid ka aidata, sest et meie koostööpartner System Separation toob Leedust taimi ja seda tellimist on saanud edastada. Aga samuti on küsitud maksustuse kohta, mõni on tulnud huvi ka ühistegevuse seltside kohta, nõustamise üldse kohta. Üks inimene oli just natukene aega tagasi siin, kes ütles, et ta on pärinud metsa ja nüüd ta tahaks nagu sellega siis ise tegelema hakata, et kust siis pihta hakata. Andsime nõu, et kuna see oli Jõgevamaal, et pöörduks siis kõige esimese hooga Ainmalmi poole ja aga on ka palju rahvast täna siit läbi käinud teie? Ikka on, jah. Jah, vahelduva eduga, aga nagu tühja lauda pole olnudki. Ei ole, jah. Täna on ka päris kõigist käinud ja Naturat on ka küsitud, et kas Natura toetused 2014 ka, sest Natura on üheaastane toetus ikka jätkuvad, no me ei oska vastata. Aga mida te vastate? Me ei oska vastata selle. Me ütleme, et me loodame, aga et jälgige reklaami. Aga Natura metsatoetus oleks ikka väga vajalik, sest ikka metsaomanikul on ikka väga palju metsa kinni. Teil on ka siin laual palju trükkisid, et millised trükkiseid kõige rohkem kaasa haaratakse? No haaratakse, mida inimesed ise haaravad, on see metsateede oma ja teine on see omaniku külalise õigused eramaal. Et need on nüüd sellised, mida nagu inimesi ääretult huvitanud. Millega on tegu? Okei. Et siis kuidas mõõta puidus tugevusklassi on väga lihtne. Kõigepealt mõõtma elemendid siis laiuse ja paksuse ja lisaks peame mõõtma ka pikkuse. Ja need andmed lähevad siis
arvutisse, kus on programm. Lisaks on meil vaja teada siis ka puidu niiskust. Selleks on meil aparaat olemas 2 nõelaga. Nii, ja saame ka niiskuse siit kätte, näitab meile siin 7-6, no ütleme siin 7%, 8 isegi kõigub. Ja samamoodi siis see 50% läheb arvutisse meil sisse ja lisaks peame ka teadma siis, millise kasvualaga meil on tegemist, et kust see puit siis pärineb. Ja selle põhjal me saame siis enam-vähem määrata, öelda talle siis, millise tihedusega meil on tegemist siis. Ja kui meil on andmed olemas, siis edasi võtame siis aparaadi. Aparaadil on olemas siin otsas siis sensor. Sensor siis mõõdab puidus heli levimise kiirust, piki kiudu. Nii. Ja muud pole midagigi siis, kui mõõdame siis, paneme selle anduri siia otsa peale, fikseerime ära. Vajutan nuppu, andsin 4 impakti ja sain vastuseks puidu tugevusklass on C18. Ja selliselt on meil siis teada, et see puit on siis tugevusega 18 newtonit ruutmillimeetrile, mis on siis puidu normatiivne painetugevus. Ja selle järgi on võimalik ka puidu mark ära öelda, mis... Ja, see ongi tugevusklass, puidu tugevusklass. Ehk kui me hakkame näiteks, meil on mingi hoone projekteeritud ja konstruktor ütleb, et näiteks meil on see tala peab olema siin tugevusega C24, siis me vastavalt siis mõõdamegi välja selle puidu, mis vastaks selle tugevusklassile ja paneme see paika. Ja mis puiduga on siin tegemist? Siin on männipuiduga tegemist. Ja, et see C, mis tähendab seal tugevusklass sees, C-täht ongi siis nii-öelda okaspuu ehk siis coniferous.
ma võib-olla inimesena arvaks, et minu käsiväärtus on teistmoodi olnud, siis praegu ametnikuna ütlema, et see ongi hea jahiteadus ja me peame hakkama selle jahiteaduse valguses tulevikus elama ja kõik pingutama selle nimel, mõtlema mitte selle peale, mis see jahiteaduses kõik oleks võinud olla, vaid lähtuma sellest reaalsusest, et jahiteadus on selline ja otsima võimalusi, kuidas seda ikkagi rakendada saab, eriti just kui vaadata maa ja metsaomanike poole pealt, et siis kuidas kehtestada ennast loodavates jahindusnõukogudes, sest jahindusnõukogud on kirjeldanud protsess, et jahindusnõukogudest ju alguses jahiseaduse eelnõu ettevalmistamise käigus ei räägitud väga palju ja siis ta kuidagi tekkis ja siis hakati kõiki selliseid kokkulepet vajavaid funktsioone lükkamagi jahindusnõukogu poole. Ja praegusel hetkel on jahindusnõukogule antud seaduseelnõus 2, või isegi 3 minu meelest väga olulist funktsiooni. Esiteks on jahindusnõukogu see, kes hakkab väga jõuliselt kaasa rääkima sellest, kui on vaja jahipiirkonna piire tunda. Jahindusnõukogu saab teha vastavaid ettepanekuid. Teine on jahindusnõukogu kindlasti peab aktsepteerima seda, kui antakse jahipiirkonna kasutusõiguse luba tegema. Ja kolmas oluline punkt on see, mis puudutab sõraliste küttimist. Sõraliste küttimise üle mitte ei otsusta, vaid just sõraliste küttimise mahud, struktuuri, konuslimine, jaotus ja nii edasi, et see nõutakse sõna lepitakse kokku jälle ei otsustata või